can run on for a long time, run on for a long time, run on for a long time. Sooner or later gotta cut you down, sooner or later gotta cut you down. Yes, umbes tund aega tagasi algas mul puhkus. Läksin koju, läksin Roberti maast lahti, panime kola kokku, lülitasime elektri välja, keersime veed kinni. Nüüd oleme Länsiväelal, sõidame Moodsa sadama suunas. 8:30 läheb laev, meil on laevani aega, aga parem kui mitte kunagi jääb. Maganud olen ma 0, eile ma mingi 11 aega ärkasin, öösel olin tööl. Aga mis seal ikka, me võtame ühe kajuti ja mitte midagi romantilist seal ei juhtu, aga magada saame mõnuga seal Robertiga, et Robi on ka mõned tunnid maganud ainult, et mis mõned tunnid, 6 tundi on maganud. Aga siit algab meie suur seiklus ja auto on kola täis ja mis seal ikka, põrutame ilusa helge tuleviku poole, levis. Tere tulemast meie reisile, me läheme nüüd Tere. Me läheme Eestisse, me läheme Jõgeva. Ja siis me näeme koera ja siis me läheme reisile. The end. The end. Estonia, here we come. Nii vähem vaja õnneks oli. Reksu! See viga on? Lolliks läksid või? Reksu! Ja.
esimesed Eestis olemispäevad on nüüd möödas. Me tulime reedel tulime hommikul üle Jõgevamaale ja täna on nüüd pühapäev ja kell on 12. Tripime vaikselt nüüd Tallinnasse, homme algab see suur kärakas vägev trip meil ja mis ma oskan öelda, siiani see aeg jälle minuga mängib trikke. Aeg venib kuidagi. Kui käid tööl, siis see aeg kuidagi liigub nii kiiresti, sa ootad seda tööpäeva lõppu ja ma ei tea, siis kui sul on vabad hetked, siis aeg kuidagi venib, aga see on positiivne. Puhkus on pikem, tundub pikemalt. Ja noh, mis meil oli? Reedel me tulime siia või Jõgevale ja tegime suuremad grillid ja lõõgastusime ja ma nägin siis esimest korda ka ära meie Haagis suvila, mis ei olnudki nii väga halvas korras, vaata, sest naine ju käis ise ostmas ja noh, pean mainima, et ega minu naist võib saata autot ostma küll, see saab väga hästi asjadega hakkama. Ja esimesed ööd on need selles Haagis suvilas magatud, väga hea on. 3 kesi saab seal magada. Muidugi meil koer võtab seal nagu mõnusalt ruumi, et kuradi noh, meil oli see väike koer ka seal autos või Haagis suvilas ja tema ju magab nagu lai leht seal on ju jalgade juures, aga kuna see väike koer on emane koer, siis meie koer kardab teda ja koer poeb minu jalgade juurde, siis ma nagu olen nüüd mingi 2 ööd maganud nagu vibu seal, aga ei noh, kõik on vägev olnud ja tore olnud ja pulli on saanud ja actionit on saanud ja kõike on saanud piisavalt ja nüüd lähme võtame Kristjani peale. Kristjan tuleb kella 2 hüppab selle bussi peale, siis me läheme Tallinna bussijaama järgi talle ja jah, siis meil on meeskond koos. Reisi me alustame siis 8 kesi selle mina, Annika, Robert, Kristjan. Robert, Kristjan, siis on Birgit. Kui sa tahad must ette minna, siis sa võid ette minna, kui ma su meelest liiga aeglaselt sõidan. Meil on raadioside. Birgit ja ta mees Viki on ees autos ja siis on Raimond veel ka meiega. Et 8 inimest praegu chillime sinnapoole. Koer on tagasi, magab juba. Ja ma vastan, ma ei taha sust mööda minna, aitäh. Olen auto! See on rekkaid ei arvestata. Aga niimoodi me tripime ja... Tulebki mune selle palju kollasid autosid ja et sa kolakat ei saanud. Ülbuse tippne. Aga niimoodi me tripime ja võtame hoo kokku. Täna oleme isa juures seal Viimsis öösel ja grillime, teeme salatit ja sealt tulistame edasi, noh. Siis homme mööda Põhjarannikut sinna Narvani välja ja Narvast tuleme sealt alla. Käime seal Vasknarvas ära ja tiirleme sinna Jõgevale uuesti tagasi. Et saaks sealt järgmist päeva alustada. Seniks aga seal ikka oleme mõnusad ja järgmised videod teeme jälle samamoodi. ja, mis seal ikka?
kohe saame sööma. Puhkama. Aitab, kaua võib. Grazie. From moment to moment. Thank you. And now, reisieelsed päevad on nüüdseks möödas ja homme siis kõlab see stardipauk meie jaoks või meie pere jaoks ja alustame oma liikumist siis mööda põhjarannikut sinna Narva poole ja tuleme sealt kolinal vähekene alla ja mööda Peipsi äärt ja käime vaatame seda Vasknarvat ja praeguseks on meie suured planeerimised on kõik vilja kandnud ja kõik on õnnestunud nii nagu peab, et korjasime Kristjani täna auto peale ja autod on valmis ja sõjaks ja kõik ja prooviööd on tehtud autodes ja suvilas ja aga noh, täna siis oleme siin isa juures Viimsis ja homme põrutame sinna Jõgevale, et Jõgevalt siis saame jätkata, et Lõuna-Eesti suunas ülehomme ja aga jah, mis seal ikka, natukene puhata ja sorry selle video kvaliteedi osas, et ma suht pimedas nurgas, nagu ma olen juba nagu voodis, et pimedas nurgas filmin, et sellega nagu saab see video kvaliteet vähe peksa, aga pole hullu. Mis veel? Praeguseks vist ei olegi midagi, et paneme rattad käima ja homme näeb, mis saama hakkab. Püsigi lainel. Juba need ilusad maisemad, vaata. Muidugi. Kaleviliiva on tuntud kui kuni 2000 holokausti ohvritest juutide ja mustlaste hukkumispaik. 1942 kuni 1943 aastal Kaleviliivasse toodi rongitäitega Kesk-Euroopa juute, kes siin hukati. Eesti oli sel ajal natside poolt okupeeritud. Peale juutide oli ohvrite hulgas ka mustlasi ja peamiselt Eesti ja Vene päritul poliitvange. Ohvrid toodi loomavagunites Raasiku raudteejaama. Seal eraldati tugevamad ja saadeti töölaagrisse. Lapsed, vanurid, väetid ja palju muid mõrvati automaatvalangutega Kaleviliivas. Nende autodega on seotud siuke lugu, et ma kunagi käisin oma esivanematega siin nagu, siis vanaisa ja vanemaga. Ja vanaisa ju küüditati mul sinna Siberisse vaata ja ta ju seda kõike siukest kuradi massitapmist vist oli pealt näinud ja värki on ju. Ja ta rääkis mingeid siukseid kogemusi nendest juutide tapmisest, et kus olid juudid lükatud ühte kuradi kuuri kokku ja siis oli hunnikus põlema pandud ja väikseid lapsi visati niimoodi kahe soldati vahele visati õhku ja siis nagu õhust tulistati maha neid ja vaata, aga juutidel oli nagu oli kuldambaid palju onju, siis nende vaata nagu Vene ajal olid need naelatangid, nende naelatangidega väänati, murti neid kuldambaid suust välja, nii et see niuke kartulikorv oli olnud kuldambaid täis. Et see oli väga rets, mida tehti nende inimestega. Ja seda juttu just räägiti siin, selle koha peal, siis kui nad elus olid ja mina olin väike.
Grazie. From moment to moment. Thank you. And now, say words, y'all. Word. saad aru, turistid on varem ju sõitmas, kui mitte nagu niimoodi, et minnakse mingi kuradi, ma ei tea, kell 10 alles sõitma. Turistid sõidavad varem autodega ju. Say words, y'all. Word. Hetki Nendres, siit lähebki vist mõisa juurde. See ongi vist mõis. Ei, kui siit lähebki siia kooli juurde see kuradi. Mõis oli nüüd see, kus me mööda sõitsime. Jätame sinna kooli ette autod seisma ja siis saab natuke ringi käia siin. Ma arvan, et koer saab ka joosta niisama. Äkki jõuame veel matemaatikaatundi? Kui meie kooli jõudsime, oli koolimaja juba suletud. Ma jätan selle siia. Jah, ja nüüd välja.
mis eelmine aasta nagu sitaks hea. Võtaks veel, on ju? Mul on veel. Oli kõiki neid kilomeetreid väärt siia tulemine. No nii, head isu. Peaks kõige järjemugana olema 2 rida. Arvama, minna, mida teha, kas minna, kas teha. Iini, miini, maini, moo. Kuhu me nüüd lähme? Sinu järgi? Sina ise ei oska. Küra see liiklus on täiesti tagurpidi siin. Õieti tulime ju. Ja, aga need kaistad vaata on kuidagi nii naljakalt tehtud, et ma ei saa nagu hevo vittugi aru, et kuhu ma keerama pean ja mis reas ma sõitma pean raisk. Et kuhugi üldse jõuda. Kuidagi kuskil lähedal oleme nüüd juba. Vinjemaa, jaa. Nahkuj, блядь. Oot. Näitan autot siia teha. Mis me oleme Venemaal öelda või? Ma ei taha öelda, vaid ma ütlen, et on.
meelest ka nagu suht kaugel maha jäetust. No on siin nagu näha, vaata mingisugused maha jäetud majad, aga ma just tahtsin öelda, et ega ei ole siin hullu midagi. Tegelikult ei siin midagi positiivset ka ei ole. Ja kui sa vaatad, türa need majad on ju tühjad. Naine. No aga seal oli vaata see kollane eramaja, kuule siin on päris kriipi elada mingi üksinda, mingi välja surnud linna. Ja siin kõrval just mingi auto seisab lampi kuskil, ma ei tea. Prügikastid olid prügi täis. See on Facebook.com maha jäetud sõjaväebaasid. Debil. Lähme julmalt sinna kuradi maja ette, sõidame sealt ka veel läbi. Metalli kokkuostuäri on siin poppreid. Ja ongi nii, mingid pomsid elavad siin. Siin oleks nagu üks kuradi maja ühele perele või ma ei tea, kuidagi väga imelik. Päris kriipi on siin ikkagi. Tipa pomsid elavad siin. Kohe see maja, kust ma mööda sõidan, see on ju mul ilus maja, mulle meeldib. Tagasi Sillamäel. Ja vanistoistel. Ja, suuremad koostöö. Oo! Lunad on tööl. On jah, valvavad lehmi. Ei, ma mõtlesin need nüüd siin tee ääres vaata. No jaa, nad valvasidki lehmi. 2 lehma on seal. Käige siis sees ära ja tehke oma trikid ära ja jätkame sealt siis Vasknava suunda. Et siis peale seda siis teeme nagu selle joogikohalt lastele ja koertele. Kas me teeme seda Vasknavas? Davai. No ju siis. Oleme kloosteris. Nüüd mitte ropendada. Ja paluks mitte ropendada. Täna ei ole need türa ärilasi siin. Sa oled juba püha maa peal, mitte korraks.
Ma ütlesin, et see on lukus. Aga siin elaksime või? Kui oleks mingi lotomiljonär, siis oleks täitsa võimalik. Ma ei tea, ma ei oska öelda. See on ikka kuidagi liiga perseauk minu arust. Minu meelest on ka kuidagi liiga kaugel linnast. Uusküla puhkekeskuse peahoone sai valmis aastal 1980. Kompleksi kuuluvad Paarismaed ja Veetorn ning need valmisid aastal 1978. Puhkebaas ehitati Sillamäe keemiakombinaadi töötajate puhkekeskuseks. Nii palju kui uurinud olen, siis Uusküla puhkekeskus on siiangi miskipärast veel kasutusel, kuigi see on maha jäetud. Uusküla puhkekeskuses sisaldub konverentsiruum, puhkeruum, bassein, saun ja restoran. Väljas aga lõkkeplats, telkimisvõimalus, kalastamine, spordiväljak, tenniseväljak, rattalaenatus, paadilaenatus ja ujumisvõimalus, matkarajad. In your face. Scenario. Now here you go. Fuck you, bitch, and all your friends. That's an everyday scenario. Now here you go. Now here you go. Yeah. That's an everyday scenario. Now here you go. Pretty ugly.
oli tiku, Liina oli mustikas, Miks sa sinna lähed? oranž oli see. Keeran auto ringi, et nad lähevad bussiga, käivad seal ära ju. Bussis tuleb kaasa võtta läpakas, tablett ja tagant toolide lisaks laua lisaks Passatile peeglid. Et sa teed vea, sa sõida siia. Sul on vaja praegu asju sealt maha võtta ju. On ikkagi ees olemas, sest sul ju vaja seal manööverdada. No ja, kallis. Tere! Tšau! Proosid kõigile, kes puhkavad ja kahjutunded kõigile, kes ei. Täna on suur pidupäev. Meie poisil tuli esimene või see viimane hammas ära või 3. Viimane hammas. Ühesõnaga, mitmes tuli ära. Ta just sõi. Viinahammas tuli ära. Seda, et noh, Jumal äge on. mis asi on äge? Puhkus. Sa oled kuu aega siin puhanud juba. Ma nii hästi puhkan. Jumala hästi on puhkan. Mina puhkan siin reedest saati. Ma reedel tulin tegelikult ka, noh. Peale tööd otse. Niimoodi, et kajutis 2 tundi magasin. Tulin siia viina võtma. Ja nüüd ma olen puhanud peaaegu. Nädalavahetus reedel sa tulid siia, siis chillisime laupäeval, chillisime veel siin ja pühapäeval me juba läksime Tallinnasse, et Viimsist alustada siis esimese päeva reisi. Ja me olime pühapäeval me olime isa juures, jah. Tegime siin mingi ämbride šašlõki kaasa ja läksime sinna ja olime seal. Et alustada saaksime suurejoonelist jälle mingi selle aasta seiklusüritust. Aga see esimene päev on nüüdseks juba õhtus, et räägi, kust me alustasime siis? Ma ütlen, et 10 tundi kestis esiteks, nii palju ma ütlen, 10 tundi kestis see esimese päeva sõit meil. Ja me alustasime, kus ma ütlesin, et Viimsist alustasime. No ja, ei noh, muidugi ja tore, et Viimsist alustasime, me läksime ju sinna Kalevi liivale vaata. Me tegelikult, meie kogu idee oli see, et me sõidame Põhjaranniku läbi enne ja tuleme väheke kilinal-kolinal mööda seda Peipsi äärt nagu alla tagasi. Te kindlasti näete ja imestate, et miks me jälle need samad ringid teeme just nimelt sellepärast, et eelmine aasta läks meil nii palju videos materjali kaotsi. Ai, nii palju või? Kõik läks kaotsi! Kõik läks kaotsi! Ole vabandust, kõik läks kaotsi! Ja, kõik läks kaotsi! Jah, ei, mis seal ikka? No räägime siis, kus me käisime täna ja mis me tegime. Me sõitsime üle 500 kilomeetri. Kui palju täpselt ei tea ju, keegi kella siin nulli ei lööd ja ei vaadanud ega ei mõelnud ju. Palju me sõitsime umbes täna? Väga palju. Rahvas aidake, palju me umbes sõitsime? 450 ma vast telefonist. Ma vaatan pärast üle, ma arvan, et rohkem. 450 oli. Ma vaatan, et rohkem kui 450. Okay. Igal juhul. Igal juhul. Kuhu me kõigepealt Viimsist põrutasime? Sinna ühishauda või? Oli seda? Ühishauda või? Jaa! Otse ühishauda hüppega läksime raist. Ei, kui me läksime Kalevi liivale, me vaatasime neid juutide, neid tapmis- ja matmiskohti vaata. Nii kui eelmine aastagi väga emotsionaalne ja ebanormaalne koht, aga noh, nähtud käidud jälle ja palju sai võetud videomaterjali ja pildimaterjali. Rohkem kui eelmine aasta, kusjuures eelmine aasta ju sadas vihma seal ju. Ja eelmine aasta sadas vihma, jah. Meeletu padu oli seal see. Ja. Ui, vaba. Mis edasi? Kus me edasi sõitsime? Ma olin autojuht. Terve kogu see matk olin autojuht, jumal äge oli. Mina ka. Mis siis? Mis sa tahad nüüd mingid medalit saada? Äkki tahangi kuulada? Kuhu me läksime nüüd? Palmse mõisasse. Palmse mõisasse? Sul spikrid ütlevad. Palmse! Noh? Noh? Oli tore või? No oli küll jah. Ei olnud tore ju. No ei olnud tore ju. No miks ta polnud tore ju? Sellepärast, et me jõudsime 10 minutit varem seal, aga kuna kell tiksus peale kogu aeg, siis me pidime sealt varem ära tulema. Tegelt ka mõisahärrad, tegelt ka ausõna. Tõsiselt.
Pädaste mõis, nüüd Palmse mõis ka. Turistid ei ärka kell 10, kuradi pingviinid, no. Turistid ärkavad kell 7, kell 8, et minna, näha ja teha. Kui mina ärkan kell 8, sõidan Palmse mõisa kuradi hoovi ette ja sinna sisse ei pääse, sest kella 10 on avatud. See jääb nägemata ju. Jah. Tõmmake ennast varem käima. Palun. Nimelt. Täpselt. Ja peale seda siis me läksimegi neid pullimune katsuma või? Ei ongi või? Me läksime Rakvere pullimunne näppima. Jah. Jälle. Mu naise kõige õnnelikum reisihetk oli see. No palun vabandust, mina sinna pullimune lihtsalt ei jõudnud minna katsuma, sellepärast me läksime sinna lossi vaatama ja osta mingisuguseid suveniire. Vabandust. Rainu, tule näita oma suveniiri, mis sa ostsid sealt. See kirves, mitte hammas. Keegi ei taha su hammast näha, me kuulsime juba, et su hammas on läinud. Too oma kirves. Sain sealt suvemeeneks, ma ostsin siis külmkapi magneti. Siis pulli pilt on seal peal, et eks ma siis sealt pildi pealt vaatan, kui suured need munad siis ära on. Jah. Ja siis me läksime, mis selle koha nimi oli, kus me käisime seda koolimaja vaatamas? Rakvere, poiss tuleb näitab kirvest. Puidust tehtud kirves, jumala vägev ja ma arvan, et kedagi ära ei kirvesta. Võid minna. Siis me läksime vaatama seda koolimajat. Mis see koolimaja nimi oli? Poissid, tüdrukud, kas keegi mäletab, mis koolimaja nimi see oli, kus see mõisa moodi asi oli? Vae. Ei ole vaja. Me läksime kuskile Rakvere külje alla, ma tõesti ausalt seda nime ei mäleta, seda koha nime. Aga me läksime nagu niimoodi, et kõigepealt me läksime nagu selle koolimaja suunas, aga see koolimaja tegelikult ei olnudki koolimaja. Tähendab, oli. Igasti suur ta oli, see oli aga nagu mõisa moodi. Me läksime, mul oli nagu 2 kohta, kuhu minna, vaata, ja Google Mapsi järgi nagu see koolimaja või see koht, kuhu me minna tahtsime, oli nagu punktis A ja seal punktis A tegelikult oli reaalselt see koolimaja, mis nagu olema pidigi, aga see ei olnud see maha jäetud koolimaja. Ehk siis me läksime edasi sinna teise kohta ja sealt me avastasime selle nii-öelda koolimaja, mis tegelikult oli vana mõis, vaata, mis oli maha jäetud. Aga ma ei mäleta selle koha nime enam. Mul ei tule ka momendil see meelde, aga see on igal juhul tundus seda nägu, et seda nagu restaureeritakse või... See on mingi müürimistööd olid olnud ja midagi torusi oli veetud, võib-olla, ma ei tea. Viivikonnas käisime vaja. Ja see hiljem, jaa. Aga ei, sealt me läksime kuhu? Sealt me põrutasime otse... Kraavi. Ei läinud kraavi. Me läksime Toilasse siia. Me läksime sinna Toilasse, sinna kuramuse panga peale. Põhjarannu. Jah. Tegelt ka! Jälle ma olen kuri. Persse, miks te võtate neid lätlasi siia tööle? Jah, kurat, Eesti Tura küll, vabandust, mu prantsuse keel on väga sitt. Aga, kui sulle öeldakse 14 ja sulle tehakse 4, siis see on ebanormaalne. Ehk siis kõik on hästi. Me käisime seal Toila mingi pankrannikul on ja seal on jumala hea mingisuguste tortillade või mis asjad oli? See grillbaar või selline. Wrapid olid. Ja, et nagu tõesti Eesti parimaid wrappe tehakse seal nagu. Miks mulle tundub, et nad olid see aasta suuremad kui eelmine aasta? Sa näed väiksemaid asju. Igal juhul, seal tehti meile wrapid ja Annika ütles, et 14 wrappi. Sest meie see punt oli suur. Need ahvid tegid meile 4 wrappi ja Annika läks küsima, et kus teised wrapid on. Vastus oli see, et me ei saa sulle teha. Siis Viller läks kuradi neid wrappe nagu sealt midagi majandama ja tegema ja siis tuli välja, et nad olid saanud aru jah konkreetselt, et kurat ei saa ju aru saada niimoodi, et 4 ja 14, need on 2 täiesti erinevat nime või sõna. No nagu on jah, et ja põhimõtteliselt oli see, kes eesti keelt kõneles, see oli ka seal juures, kas tema siis tegeles muude asjadega, võib-olla tema läks kõrvust mööda see 14, aga see, kes kassal oli, siis see oli see lätlane või? Igal juhul
Viljar jooksis sinna kuradi tõelise sangarina appi ja rääkis läti keelt või vene keelt ja kõik jumala hästi. Siis tehti 10 tükki juurde või? 10 jah? Igal juhul suured kuristikud nähtud, panime edasi. Ja meie siht oli Narva, onju. Sealt me läksimegi Narva ju. Me läksimegi otse Narva, jah. Me läksime Narva ära, nagu närvi ära, saad aru? Me läksime Narva ja... Seal oli nagu ikka jälle mingi teetööd oli, palju me seal ikka 5 minutit või kaua. Ma ei tea, vähe, kuidagi aega läks nii palju raisku. Aga käidud sai, tehtud sai see esimene päev ju. Ja ei, Kristjan ütles ühe väikse fakti, et Narvat ja Pärnut peetakse Eesti ilusamateks linnadeks. Pärnust ma saan aru. Mida te Narva kohta öelda tahate? Mis seal ilusat on? Pange mulle kuhugi, postitage või siia kuhugi alla kuhugi, pange mingi like ja postitage mulle, mis seal Narvas vägevat on. Vene piir. Edasi? See ongi vist kõige ilusam koht sellega. Aga olgem ausad, kallis, tegelikult me ei ole seal üldse niimoodi ringi käinud, me oleme lihtsalt läbi sõidnud. Kallis, olgem ausad, mina olen. Sa oled siis, kui seda ei olnud veel nii välja. Jaa, sellepärast, et siis, kui mina seal, mis mõttes, mina käisingi uuendamas seda omal ajal. Mis te ilastate seal? Igal juhul. Narvas käidud seal, selle Vene Narvas jälle piiri ääres seal, jah, piiripunkti juures. Neid videosid me saime ja pildimaterjale sealt ja siis me läksime ju sinna. Meeletu liiklus oli ja meeletu nõme liiklus. Ma ei tea, ja Narva on nagu kuradi pea peale keeratud, kuradi sõidad mööda ühte rida ja järsku keerab see vasakule. Sa vaatad, et see on nagu peatee, nagu mingi pearida, mis läheb kuhugile, ma ei tea, lõpuni välja. Siis järsku see keerab paremale nagu. Et seal nagu hüppad autoga ühe rea pealt, teise rea peale, esimese rea peale, nagu niimoodi, kurat, nagu malenupp käid ringi mööda tänavaid vaata. Aga sealt malenupuna me läksime ju sinna elektrijaama, onju. Jaa, sealt me läksime sinna. No, ega seal elektrijaama juures palju näha ei olnud, et poisid pissisid ainult. Elektrit saite või? Ei saanud keegi. Ei saanud. Noh, aga see oli ka korras, kui me seal tegime oma pildid ära ja tulime tulema ja siis läksimegi sinna kloostrisse. Ei läinud. Ei läinud, me läksime ennem. Sellepärast, et Raimond Birgiti poeg ju siin sokkis sellest, mis ta oli sellest mingi Viivikonna, siukene küla või nagu linn, mis on maha jäetud nagu, et minge vaadake kuradi seda Viivikonnat. No siis me sõitsime selle konna poole, no. Ja vaatasime siis tee peal rääkisime, et ega siin konnas ju midagi ei ole, et noh, teed nagu vägevad ja kõik on timme, et autosi ainult ei ole, et noh, mis siin ikka maha jäetud. Ja siis sõitsimegi ühte linna sisse, mille nimi oli Viivikonna. Ja reaalselt mingi, no seal olid kahekordsed majad ainult, on ju. Siuksed nagu veneaegsed kuidagi, siuksed ehitised ja jumala metsas, noh, olidki tühjad, noh. Aga mõnes elati sees ikka, mõnes üksik. Ma pigem arvan, et ei, seal oli umbes niimoodi, et üks auto maja kohta ja majas elas nagu üks korter äkki oli terve või midagi. Seal oli nagu, ma väidan, et see on ikka Vasalemma suurune siuke ala või siuke nagu, et seal, noh neid korterelamuid nagu oli piisavalt, tegelikult me oleks neid veel leidnud. Tegelikult oli ilusad majad, aga hooldamata ja üksi jäetud. No maha jäetud täielikult. No siis me sõitsime ju hoovi ka, et tavai, et lähme surfame siit ka läbi. Seal olid puhtad pomsikud, panid, ma ei tea, kuradi eetrit vist näost sisse seal või. Näost paistes, vaata, seisid sealt puukuuri juures. Ma nüüd üldse kedagi näinud. Ma jah, vihma sadasin. Mis mõtled, et ma ei näe siis, kui vihma sajab? Ei, ma tõesti ma ei näinud. Aga mis me edasi? Ma nägin ainult seal, et üks laps oli, kui venitas kassi seal. Aga need olid hiljem juba. Me nägime neid lapsi ka, vaata. Ühesõnaga, sealt me läksime ju minema ja siis me läksime... Me läksimegi kloostrisse ju, peale seda ju. Jah, me läksime siin kloostrisse, jah. Kloostrisse, kus ei lastud... Mis selle kloostri nimi oli? Kuremäe või? Kuremaa. Kurimäe kloosteri. Ma nägin isegi oma silmaga ka nunna, need ei üldse siuksed nagu seebikad. Ei olegi ja siis 2 nunna ju sebisid seal lehmadega. Oli jah, oli, teema oli seal. Vallased esitades. Täna oli esmaspäev, vaata, tööpäev. Sebiti kuradi lehmadega ja kuradi tehti ju luuda seal. Pilte kloostrist teha ei saanud selleks, et mingi kloostrimutt vene keeles hakkas lõugama. Jaa, ei tohtinud teha. Meie ei teinudki seal, see kobises ühele teisele perekonnale.
aga seal oli hirmus palju pilte oli seal kloostris. Aga ma ei saa aru, miks neid ei võinud pildistada nagu. Kas tuba oli segamini või kartsid, et pildi peale jääb kuskil ukse vahel pildistatakse või? Tegelikult ka see, saad aru, kirikut sa lähed pildistad kui arhitektuurset mingisugust kaunist asja. Nüüd sa lähed kloostrisse. Ei tohi! Kus on loogika nagu? Tegelikult ka. No aga tegelikult ei tohi ju... Mida ei tohi? Mitmes kliitris. Okay. Mitmes selles kirikuski ei tohi pilti teha ju. Ei, seda küll. Seal on mingi püha seadus, no ma ei tea ju. Okei, lähme sealt püha seadusest nüüd sinna poole. Kas me läksime nüüd Vasknarva või? Ei, kõigepealt me ei läinud sinna. Kuhu me läksime? Ei, kui me sõitsime 30 kilsa edasi, et koertele juua. Läksimegi sinna, muidugi läksime. Titu, muidugi läksime. Me läksime siis Vasknarva, onju. Selle Vasknarva, selle linnuse varemeid vaatama, onju. Ja seal ennem seda, kui me üldse sinna linnustama jõudsime, siis me tahtsime, juba eelmine aasta me tegelikult soovisime, et me saame sinna, seal oli see Vene õigeusu linnus või mingi värk. Ei, kirik oli, jah. Tahtsime, äkki õnnestub see aasta sinna sisse piiluda, aga no ei õnnestu, uksed olid lukus. Jaa, seal oli jah, väravad olid kinni, aga selle Vasknarva, selle linnuse juures, purksi auto tegi kuradi piip-piip, mingisugune õlituluk hakkas põlema ja siis ma mõtlesin, et mis asja, et mis nüüd juhtus nagu. Kõik olid äksi täis, et Birgit ka, et ei, et õlid on ju vahetatud, midagi ei tohiks olla, mis värk on. Tegime kapoti lahti, Robert seal nagu kuradi Don Juan võttis selle mõõga välja sealt ja puhastas otsa ja mõõtis ja vaatas. Ei tõesti, õlid olid ja kõik oli värgid ja uuesti panime käima, auto ei teinud teist nägugi, kõik oli korras. Siis oligi kõik korras, kuni siiani. Kuni siiani oli kõik korras. Ära ütle nii! Ja siis, jah, ega siis ei olnudki muud, me ju hakkasime selle Uusküla poole minema ju. Võtke tubana! Okei, see selleks. Siis me hakkasime Uusküla poole minema. Uusküla puhkekeskus, mis on maha jäetud. No sellest te näete ja kuulete veel, sest meil on väga palju videomaterjali nüüd seekord ja see jääb nii. Et me paneme selle videomaterjali kuidagi kokku ja seda näete eraldi. Vägev. Mis me selle kohta oskame öelda? Kahju. Ikkagi oli sama kurb oli ikkagi kui eelmine aasta. Ma küll natukene lootsin, et äkki ikka keegi nagu on midagi hakanud ette võtma selle kinnistuga seal. Aga mitte muffigi. Seda rohkem oli ära lõhutud. Kurb on jah näha siukest asja, see oli ikka nii võimas rajatis ja. Aga kui te tahate, siis seal saab osta neid bokse või mis asju. Pildi kinnisvara müüb mingisuguse maja osasid või midagi. Aga ärge minge kuradi reklaami õngi, et minge ikka enne vaadake koha pealt, mida te ostate. Et see on ikka täiesti kino, et ega sealt midagi väga-väga elamiskõlblikku ei saada. Aga muidu jah. Aga siis ei olnudki muud kui mõnikümmend kilsa veel ja siis tulime juba siia laagrisse ära, onju. Et tänane päev on nagu pulgas ja käisime tee peal, ostsime kuskilt poest. Mis pood see oli? Torma poest käisime. Ostsime, Tornado poest käisime, ostsime seda... Ui, vabandust, andke mulle andeks. Aga ma ostsime seljankasuppi ostsime. Ja... Et saime kõhud ilusasti täis ja... Ja nüüd me siin veedame ilusasti õhtu aega ja mis kell meil hommikul hakkab uus reis? 7 on äratus ja 8 on jälle tuld. Vaatame, et võtsid toa omale. Igal juhul on väga ilu ja jahe. Pool päeva on vähemalt sadanud, kui mitte terve päev. Ja siia Jõgeva poole tulles siis, nüüd siis tuli vist ka 2 piiskasid alla. Tegelikult on suht nõme ilm olnud, aga elame üle, ega kõik ei peagi vägev olema. Kurat, väljakutsed, tere tulnud meile. Need sellised. Aga jah, siin on meie laager praegu tänane õhtu. Me oleme Birgit Joovis, kus on põlenud maja. Birgit ei oska lihtsalt tikkudega mängida, kurat, ainult jätab korstnad püsti reist, onju. Ja seal on meie kaaskannatajad Birgit, Viks, Birgiti poeg Raimond, Kristjan, minu kuradi kullafond
seal on Passat, kes hakkab vedama järgi seda suvilat ja seal on Ranar ja meie üks auto veel ja me oleme lihtsalt keset põldu. Elu ongi lihtsalt nii ilus. Kas ennast ka Robi näitada? Ja operaator Kõps on ju, lihtsalt niisama on ju. No kas jääb pidama? Tule näita ennast. Tere! Tema oli selle... Ära ainult purgi otta istu. Tema oli selle kõige selle kaadri taga ja no vägev. Ütle paar head sõna. Ja ei. No mine pane see kuradi plärakast kinni ja jätkame homme.